No ütleme niiviisi, et levinud ettekujutus on ikka see 60ndatest aastatest pärit, et suur lendav tarlik maandub kuskil Kapitooliumi ees Rohuplatsil ja siis tulevad välja rohelised ja annavad intervjuud ajakirjanikele ja võimuesindajatele. Et midagi niisugust ei toimu mitte kunagi. See kõik juba toimub praegu. Siin on aastakümneid juba valmistatakse ju selle informatsiooni konvertimist meie nagu ühiskonda ja meie tsivilisatsiooni. Et sellised disclosure või see citizens hearing, mis nüüd Washingtonis oli, ja nüüd ju toovad pakett-taaval kogu aeg seda tõsiasja nagu avalikus ette, kuni siis ma ei tea, millal see kvalitatiivne hüpe siis peaks toimuma. Aga et nagu protsess on toimumas. Et mingit niisugust uudiste aknas kuskil erinevates riikides ja järsku niiviisi, et uusaasta öösel või nagu mingi presidendi kõne, et lugupeetud planeedimaa asukad, et niisugune lugu, et võtke nüüd teatavaks, et niisugust asja ma ei kujuta ette. Millised on need nagu väiksed nagu asjad, mida nagu aeg-ajalt nagu teada antakse või märku antakse nendele? No ütleme siis niiviisi, et siin on Vatikani poolsed avaldused, Vatikani teaduskonverents eksobioloogia teemal, kus ettekanded puudutasid, eks ole, siis Vatikani, kuidas öelda siis, osakonna juhataja või observatooriumi direktori Gabriel Fuenesi väide, et maaväline mõistus eksisteerib, nad on meie kosmilised õed ja vennad, eks ole. No küsimus, et meie usumaailma või kristliku maailma nii-öelda baastegijad siis teevad sellise avalduse, no et kui palju siis veel, kas paavst peab siis kuskil katused alla hüppama selle puhul? Et see on ju väga kõva statement. Sellele järgneb siis suurriikide, ma mõtlen siin Inglismaa, Prantsusmaa, Briti projekt Condain, siis Rahvusliku Arhiivi, Kaitseministeeriumi materjalide väljatoomine. Ju aastakümneid oli väidetud, et brittidel üldse niisugust materjaliga ei tegeleta, pole mingeid salaarhiive. Nüüd täna tuuakse nad avalikus ette, aga kuna see toimub põlvkondade ülemineku piiril, eks ole, siis vanad enam ei võta tüli üles ja uued ei tea lüüagi kella, et kurat, et niisuguse asju pole ju olnud, eks ole. No ja siis täna mainitud Nick Pope, kes on ju Kaitseministeeriumi selle osakonna juhataja, kes tegeles siis pikka aega salastatusega, on nüüd üks lahtisalastatuse eestvedaja. Siis prantslastel täpselt sama projekt Cometa, hästi mahukas kõrgete sõjaväelastega seotud ja praegu praktiliselt Austraalia, Uus-Meremaa, Argentiina on lahtisalastanud materjalid. Isegi meie naabrid Soomes on kavalalt teinud selle kuni 79. aastani, tähendab 37–79 armee arhiivimaterjalid, vaatlused ja kokkupuuted siis lendavate tarvikutega. Et tuuakse sellepärast, et 1981. aastal Tallinnas rahvusvaheline teadlaste konverents SETi teemal kaalus ja vaagis, eks ole, probleemi, et kuidas peaksid olema või mismoodi peaksid toimuma arengud maavälise mõistuse ja siis inimkonna kohtumisel. Ja siis oli, põhipoint oli see, et kõikide vahenditega iga hinna eest tuleb vältida kultuurishokki, eks ole. Ja šokk siis see puudutab siis nagu religioosset, see tavandi, kultuurset ja rahvuslik, eks ole. Et keegi ei satu siin, et kui ameeriklastega võetakse ühendus, siis venelased küsivad aga meie ja siis hiinlased aga meie ja et selline, et meil on legitiimne võim, see on ÜRO, meil on suurriigid, kes kannavad teatud organisatsioonide kaudu vastutust ja sellega tegelikult. Ja ütleme ÜRO juurde ju organisatsioon UNOSA, mis on maalähedase kosmose või maailmaruumi rahuotstarbelise kasutamise eest vastutav. Selle juhataja Maslan Otman, tema ametivolitusi pehmelt öeldes siis laiendati ju selles suunas, et juhul, kui peaks toimuma mingisugune infovahetus maavälise mõistusega, eks ole, et siis osataks juba menetleda või võtta seisukohti. Et protsess nagu toimub.